Tere järjekordset pühapäeva. Tänase saate pealkirjaks sai selline mõttevälgatusest tekkinud pealkiri hea elu. Ehk siis, mis on meie jaoks hea elu, mille poole me püüdleme ja Hollywoodi põlengute taustal nii-öelda võime nüüd mõelda, et mis tegelikult on see hea elu. Kas minna üle laipade või olla aus, siiras, õiglane. Ehk siis nii, nagu ma räägin Irina Belichova neid videosi, mida ma soovitan aeg-ajalt kuulata, nii nagu ma meile siia alati jätan hüvasti just sellega, et sinu enda südame väes, siis tegelikult see tähendabki seda, et sa oled oma südametunnistuse, aususe, siiruse ja kuidas seda veel öelda? Eesti keeles on vähe neid sõnu, mida saaks sellega kasutada. Põhimõtteliselt ongi see, eks ole, et sa teed asju südametunnistuse järgi. Ehk siis, nagu ma rääkisin sellest filmilõigust, eks ole, õiglusest, et kui sa teed asju, mis on õiget teha, mitte sellepärast, et neid peab tegema, vaid need on õiget teha. Ja see õigus või õiglus ongi seotud selle sisemise moraalitundega. Moraal ei ole see, mida räägivad meile mingisugused teatud inimesed, kes arvavad, et saavad meid ära kasutada ja nõuavad, et me teeksime nende heaks kõike. Siis see on kallutatud moraal. Ehk siis võime võtta kohe paralleeliks kirik. Usk millessegi võimsamasse ei ole ju mitte midagi selles mõttes halba. Jamaks läheb asi siis, kui kantslist kuulutatakse Jumala sõna, ise käitutakse täiesti vastupidiselt, püütakse saavutada mingit ainult neile endile teadaolevaid agendasid. Agendasid ehk siis eesmärgid, mitte lihtsalt eesmärgid, eks ole, agenda on natukene suurem, et vaat see on selline elu mõte, elu motivatsioon. Ja just sellistel puhkudel tuleb meeles pidada seda, et ükskõik mida me teeme, absoluutselt ükskõik mida me teeme, oleme me ärimaailmas, oleme me petturid, et saada oma rahad kätte. Kui me keerame selja õiglusele, siis ühel hetkel tulistame endale jalga. Täna on energiat tugevad. Mu nina hakkab sügelema tavaliselt siis, kui hästi tugevate energiatega on vaja tegutseda. Ja võttes nüüd sammu tagasi, nagu ma enne mainisin, see Hollywoodi põleng ja see kummaline põleng iseenesest, eks ole, et isegi plastmass prügikastid, sinised seejuures, jäid puutumata, kui maja põles maapinnani puhtaks, ka kivid põlesid. Mida see tähendab?
see piirkond on saastatud, oli saastatud. Nüüd läbi tule on see puhastatud. Ma ei hakka siin arutlema selle üle, kes seal taga on, mismoodi seda tehti. Pigem ongi see, et LA ehk siis Los Angeles on olnud just nimelt selle väljapoole elu keskkond. See, mis enda poole hoiti, seal oli väga suuri, väga halbu, väga jõledaid tegusid. Ja nüüdseks siis ongi ka see, et sealt põles puhtaks. Alles on taimed, alles on puud, alles on sinised prügikastid, aga muu väärtus, mis ennem oli väärtus, on põlenud viimase kivini. Kas see on kellegi või millegi karistamine? Võimalik. Kas see on aastakümnete pikkune tellimus? Jah. Hollywoodi nime ümber on palju igasuguseid vandenõuteooriaid räägitud. Ja tänaseks päevaks need vandenõuteooriad on saanud tõesti tõeks. Me näeme seda, mis on ja meil ei ole võimalik sealt enam mööda vaadata. Ehk siis kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Pole kunagi olnud. Me kasvasime üles suhtumisega, et raha on kõige kurja alus. Tänaseks oleme saanud aru sellest, et kui me sellise mõtteviisiga jätkame, samas olles juba aru saanud sellest, et raha on energia ja me seda energiat kogu aeg halvustame, siis ta läheb meie juurest lihtsalt ära. Olen seda rääkinud ka eelnevalt. Kujuta ette, et see raha on inimene, et see raha on sinu sõber, milline ta välja näeb, kuidas ta käitub. Ja siis mõtle selle peale, kuidas sa suhtud rahasse. Ja nüüd jälgi, kuidas sa selle sõbraga suhtled, kuidas sa talle ütled, mida sa talle ütled, kuidas sa teda maha teed. Ja vaata, kui kaua see sõber su juures tahab olla. Kui me võtame nüüd rahast natuke edasi. Rikkus, küllus. Mida tähendab küllus? Mul on kõike piisavalt. Ja see piisavuse teema on samas nii õhkpeenikese noatera peal, et tihtipeale võetakse see piisavuse teema selle järgi, mul ei olegi mitte midagi vaja. Räägitakse sõnadega, aga hinges ollakse kurb, ma ei sobitu, ma ei saa seda endale lubada, mulle pole seda ette nähtud. Bullshit. Võib öelda veel kõvemini ja ropumini, aga mõte on selles, et me oleme siia tulnud, kehastunud, sündinud
selleks, et me saaksime kõike, mida me vajame. Ja see vajadus ei tule sellest, mida keegi teine meile ütleb, et oh, sa oled väärt või sa ei ole väärt. Aga selleks, et seda kõike saada, tuleb alustada omaenda mõttemaailma muutmisega. Ma eile kuulasin ühte väga toredat seminari, kus lektor siis õpetas, kuidas oma eesmärke saavutada. Kõigepealt tuleb eesmärk püstitada, mõne jaoks on ka see keeruline, aga see, et kuidas saavutada. Hästi, mul on eesmärk olemas, aga ma ei tea, kuidas sinna minna. Mis on järgmine asi, mida sa teha saaksid? Noh, seda ja toda ja... Miks sa siis ei tee? Aga ma... Ei ole mingit aga ma. On mina suudan, mina saan. Kui ma ei oska, siis ma õpin. Ehk siis nii kaua, kui mu peas käib selline jutuvada, et ma ikka ei ole piisav ja ei, see ei ole ikka mulle ja nii kaua ei saavuta me ühtegi eesmärki. Me saame ainult selliseid asju teha, kus siis keegi teine tuleb ja ütleb nii, sina hakkad nüüd tegema seda. Sa müüd oma aja mulle ja toodad mulle. Ehk siis me igapäevane töö, kellel on olemas palgatöö, kellel ei ole, eks neil on veel raskem. Ja muud sissetulekut ei ole, eks ole. Siis tuleb hakata vaatama seda, et aga milline on minu ettekujutus heast elust? Mida ma tegelikult tahan saavutada, mida ma tegelikult vajan selleks, et olla rahul, tunda ennast, et mul ongi kõik, mida ma vajan. Vaatamata sellele, mida keegi teine, ei, sul võiks olla veel selline vägev maastur või sa oled ju nii rikas, et sul võiks olla veel jaht. Aga mul ei ole seda vaja. Siit tulebki seesama koht, et just selle sama asjaga, mida ma nüüd õpin, eks ole, kõik need raamatute lugemised ja audiod, on tihtipeale tekkinud sellised ütlused, et jaa, et kui ma oleks niisugune miljonär, et ma ei teaks, mis selle rahaga peale hakata, et siis keegi kindlasti, anna mulle, et mul on kohe ideid olemas. Aga see siis on selline tore ütlus. Kui sinu mõttemaailm ei muutu, siis sa võid täna saada 1 000 000, mis iganes vääringus raha. Ja sa hakkad elama ja sa oled kuu aja pärast hullemas augus. Kuidas? Miks? Sest inimestel puudub külluse mõtlemine. Me oleme suurema osa ajast just nimelt vaesuse mõtlemises. Me venitame oma penne, me venitame ühest palgast teiseni ja ka mina teen seda aeg-ajalt. Eriti veel, kui puhkuserahad on ennem ära tulnud ja siis on ainult pool kuud on tööd tehtud, eks ole. Ja kui sa nüüd võtad kätte, eks ole, selle, et oi, mul ei ole. Oi, ma ei saa. Siis elu on selline tore tegelane, kes pakub sulle veel ja veel võimalusi
et sul oleks just sedasama halamist võimalik jätkata. Jälle meenub see ingli anekdoot, kus mees tõuseb hommiku üles ja hakkab kõike seda halba oma elus üles lugema ja kaitseingel seisab tal õla taga ja mõtleb, et väga huvitavad soovid, kummalised soovid, aga noh, ma ei saa siin mitte midagi teha, need on sinu soovid. Mina pean need ära täitma. Ehk siis, kui sa õpid oma keelt valitsema, mis iganes keeles sa räägid, ja mõistad seda, mida see sõna tegelikult tähendab. Seda, mis ta on energeetiliselt. Alustame sellest, et mul ei ole. Ma ei saa. Pole ette nähtud. Aga kui sa nüüd pöörad selle teistpidi, mul on seda vaja. Seega, mida mina saan teha selleks, et ma selle endale saaksin? Mitte see, et keegi teine, ma lähen ütlen sellele, see toob mulle. Ei! Sina ise. Mida mina saan täna, siin ja praegu teha selleks, et ma saaksin selle, mida ma vajan? Just jälle see rahasse suhtumise teema, eks ole. Ka suhete teema tegelikult. Mida sa tegelikult suhtest vajad? Kas sul on vaja rikast partnerit, kes maksab välja kõik sinu tujud? Või sul on vaja partnerit? Mitte kolmanda jalaga lihakeha, vaid partnerit. Ta ei ole sinust allpool, ta ei ole sinust ülevalpool. Te olete võrdsed. Jaa, loomulikult. Maskuliinsuse ülesanded elus on ühed, feminiinsuse ülesanded elus on teised, aga keegi ei keela neid aeg-ajalt, ütleme nii, aidata teisel teha, eks ole. Isegi mitte see, kindlasti oli see mingisugune selline, ma ei saa ka öelda, et kindlasti, sellepärast, et väga palju viimasel ajal on tekkinud just selliseid maskuliinsusi, kes ütlevadki, et ei, ma ei aita oma naist kodutöödega. Ma teen neid kodutöid, sellepärast, et ma ka elan siin. Kui sa näed, et selle asja ära tegemine loob sinu jaoks vajalikku heaolu, siis miks sa ei tee seda ise ära? Seejuures teades veel, et teine partner ongi antud hetkel hõivatud lastega, mingite projektidega, toidu tegemisega, millegi loomisega. Sest olen ju varem ka rääkinud, eks ole, et maskuliinsus on see, kes loob ruumi. Ta loob selle turvalise ruumi, kus feminiinsusel on võimalik luua. Maskuliinsus toob kauba koju. Lähme ürgaega, jahimees toob metsast loomad, perenaine loob toidud, pargib naha, tõmbleb kehakatted.
Access'is tuli ka jälle, ma olen Access'is aastakümneid juba olnud, et tuli ka jälle, eks ole, see, et kui mees viib koju halvustusi, siis ei tohiks ta imestada, et naine talle loob, paljundab sellise korraliku jama, et ta ei tahagi sinna koju minna. Kõik see, mida sa tahad saavutada, kõik see, mis sinu jaoks tähendab head elu, peab tulema sellest, mida sina suudad selle hea elu loomiseks ette võtta. Me loomulikult ei saa lihtsalt niisama eeldada, et kõik seda teevad. Ja seepärast ma võtangi alati, toon nagu hästi selgelt välja selle, et on partnerid. Mitte lihtsalt mees ja naine, kes elavad mugavusest koos, et kommunaale lihtsam maksta ja hea soe magada, onju. Vaid just nimelt partnerid, kes loovad koos ja toimetavad hea elu nimel. Igalühel ei ole vaja selles mõttes, et kogu aeg peab olema keegi kõrval. On inimesi, kes suudavadki iseendaga hakkama saada. Ja on ka inimesi, kes enne seda, kui nende ellu tuleb tõeline partner, peavadki olema päris üksi, mis iganes põhjustel, et saavutada iseenda sisemise minaga koostöö. Kõrgema minaga. Kõrgem mina on see, kes teab rohkem kui sina. Sisemine mina on see, keda sa tegelikult varjad. Sa ei taha, et teised näeksid, mis sa oled. Aga sa ei ole ka ise endale ausalt otsa vaadanud selleks, et mõista, mis sa tegelikult oled, millised on sinu väärtused, kui palju sa tegelikult saaksid juba ainuüksi oma mõttemaailma muutmisega paremaks teha. Mida me saame kas või see, et täna hommikune avastus, et tuul on olnud just täpselt selle nurga pealt, et mul on kuni trepi ülemise astmeni lund täis tuisanud hoovi. Kas ma jään ootama, kuni tuleb traktor, mis selle puhtaks lükkab? Või ma alustan selle puhtaks lükkamisega ise ja kui traktor oma lükkamistega nii kaugele jõuab, siis saab ta minu lükata kaugemale. Ehk siis kõigepealt mõtle selle peale, mida sina saad praegusel hetkel ära teha. Ja seal kohal ei ole see, et ma lähen selle juurde, tema teeb mulle. Jaa, teeb küll, kui sa hästi küsid. Kui sa ilusti viisakalt küsid, eks ole. Ja inimene tuleb vastu. Ütleme või see, eks ole, et jah, et valla poolt ette nähtud, tuleb ja lükkab puhtaks, aga ta ei pea mul hoovi peal liigutama neid kokku lükatud lumehangesid.
traktor kohal, ise oled väljas. Ole täitsa lükka minu lükatud hanged kaugemale, et mul oleks kuhu pärast lükata. Loomulikult ta teeb seda. Sest nagunii on ta juba korra kohal, eks ole, mis see on, lükkab ühe korra veel. Mitte, et see peaks olema teise poolt iseenesest mõistetav, vaid just nimelt sinul on vaja, sinu enda jõud peale ei hakka, sinu enda oskused peale ei hakka. Siis tekibki see koht, et sa võtad ja teed nii palju, kui sina saad. Ja no tehniliselt ostad sisse. Kui sul on nüüd siis juba elus on partnerlussuhe, siis seda sama hea elu nägemust jagavad mõlemad partnerid. Saate sellest aru, eks ole? Et ei ole see, et minul on üks ettekujutus heast elust ja temal on teine ettekujutus heast elust ja siis tekivad konfliktid, eks. Partnerid on need, kes jagavad sellesama hea elu ühist pilti. Ja tehakse kõik endast olenev, et see hea elu saaks loodud. Jah, nüüd tulles korraks tagasi nende õõvastavate tegude hävitamise peale, mis nüüd Hollywoodis toimus, on täpselt see koht, et jah, et sa saad teha kõik, mis on sinust olenev. Aga kui sa teed selle iseenesest mõistetavaks, et mina tahan, minul on võim, minul on jõud, ma lähen ja võtan. Siis tänu sellisele mõttemaailmale ongi inimkaubandus, laste sekskaubandus, organite kaubandus, mida iganes veel. Ja just need tegelased on praegu need, kes on selle hävingu all nii-öelda sihikul. Ei ole vaja hakata mulle siin rääkima, et jah, et mõtle, aga seal on ikka lapsed ja nii edasi. Ma olen enam kui kindel, et need, kes tegelikult olid selles kõiges süüta, siis nende inimestega ei juhtunud midagi. Jah, see vara, see läks. Aga kui need inimesed olid süüta, nad olid siiralt teinud oma tööd, siiralt olnud inimlikes väärtustes, siis nende inimestega ei juhtunud mitte midagi. Lapsed. Lastega on see teema, et lapsed tulevad siia maailma, kehastuvad täpselt samamoodi nagu praegusel ajahetkel teadlikud täiskasvanud. Et meil on mingisugune ülesanne täita. Kellel mis? Ja miks on nii keeruline võtta omaks seda lähtekohta, et tegelikult see laps tuligi seda kogema. See ei tähenda seda, et me peaksime lööma käega ja lubama nendel jõletistel lapsi vägistada, lõikuda, hirmutada, et saada kätte adenokroom. Vaid see on see, et ohvritall
või ohvrit altarile. Nad tegelikult on eelnevalt õpetatud olema teadlik. Nad on väga targad. Miks? Sest lolli ohvrit pole kellelgi vaja. Mitte ükski jumalus ei taha seda. Mitte ükski kõrgem vägi ei taha idiooti. Ja see, kes on tulnud teadlikult just nimelt selle missiooniga, siis see on kõrvalt vaadates julm ja ülekohtune ja miks ikka nii aga see on missioon. See on kogemus, mida me oleme tulnud, mida igaüks meist on tulnud siia kogema, sellest jagu saama, sellest välja tulema, sest niisugused kohutavad olukorrad ei ole meile mitte selleks, et karistada, vaid just nimelt see, et kuidas me sellega toime tuleme. Ja see toimetuleku koht on tegelikult ka niisugune natukene nipiga. See on suhtumise küsimus. Ma kas tulen toime selliselt, et ma muutun samasuguseks jõletiseks, püüdes kätte maksta, või ma tulen toime ja õpin selle jõletise mõttemaailma endale selgeks. Ma ei pea minema sellesse käitumisse, aga ma mõistan. Ja mina valin teistsuguse käitumise. Praegu tuli ette just see Kurjuse kannul sarja nagu info, et meil on ju väga palju uurijaid, väga palju inimesi, politseinikke, mitte ainult Eestis, eks ole, kes tegelikult tegelevadki nende kõige jubedamate tegude uurimise ja tagajärgedega. Kes neist on kõige tugevam või kõige paremate lahenduste protsendiga? See on selline inimene, kes on suutnud endale selgeks teha teise mõttemaailma. Ta on enda jaoks selgeks õppinud, mis paneb teise selliselt käituma. See annab võimaluse juba ka ennustada teise edasist käitumist. Seega, miks on oluline olla ja käituda vastavalt sisemisele moraalile, südametunnistusele? Sest see on sinu hinge tervis. Me puutume kokku väga kummaliste ja väga erinevate tegelastega, aga see, kuidas me nendega lävime, ehk siis kuidas me nendega suhelda suudame, kuidas me nendega suhtleme, see ei ole see, et ma nüüd sain teada sinu kohta mingisuguseid jõledaid asju, on ju, nüüd ma ei tea, kuidas sinuga enam suhelda, nüüd ma hakkan sind jälestama. Ei. Sellistel juhtudel, nagu te teate, ma olen töötanud ka, eks ole, nende kõige raskematega.
ja küsimus on selles, mis on selle inimese enda arusaam sellest, mida ta on teinud. See annab sulle mingisuguse pinnase, kus kohast edasi minna. Sa ei õigusta, mitte mingil juhul ei hakka sa õigustama seda, kes on sulle teinud liiga. Okei, Stockholmi sündroom on teine asi. See on samamoodi periood, millest tuleb õppida välja tulema. Selleks on vaja jälle mõista, mis paneb selle teise inimese tööle või käivitab. Ja mida sinul tegelikult vaja on? See, mis on tehtud, on tehtud. Minevikku me ei muuda. Inimesed, kes ühel hetkel saavad nagu ootamatult jalad alla ja neil hakkab elus just nagu kõik kõrvaltvaatajale hästi minema, siis vaadake sügavamale. Kui palju see inimene on pidanud tegelikult elus läbi tegema. Mida see inimene on pidanud tegelikult selgeks õppima. Millest on pidanud ta ise oma jõuga välja tulema. Ja alles siis hakkate te mõistma, et kas ikka tuli teisel niimoodi hopp. Nii nagu oleks rikas onu Ameerikast ära surnud ja pärandi teinud, eks ole. Selleks on vaja väga tugevat tööd endaga. Väga tugevat tööd. Ja see töö ei tähenda seda, et ma nüüd halan ja ma nüüd otsin ainult oma vigu. Vaid kui sa leiad mingisuguse osa endast, millega sa rahul ei ole. Miks sa rahul ei ole? Mida sa saad selle juures praegu muuta? Ja mis on selle olukorra tegelikud põhjused? Olen rääkinud palju sellest, et me oleme siiski nagu raadiosaatjad, me võtame vastu informatsiooni ümber meist ja ühel hetkel piisava koguse pealt me võtame selle omaks. Aga küsimus on selles, kas me saame sellega midagi peale hakata. Kui me võtame väljast kellegi teise tunded, mõtted, isegi inimesed, keda me ei tunne, näiteks. Keegi läheb mööda väga mustas masenduses, tal on olnud lähedase inimese surm, töökaotus, elukoha ärapõlemine. No ikka loogiliselt võtad, eks ole, need on ikka tõsiselt rasked sündmused, mis kui inimene ei tunneks ennast halvasti ja täiesti sellises nurka surutuna, siis tekib mõte, et kas temaga on ikka kõik korras. Sest on olemas ka kriisipsühholoogias selline termin nagu šokk. Ja inimesed šokis võivad käituda täiesti ebaadekvaatselt. Ehk siis inimene vajab tegelikult järelevalvet, mitte nii, et nüüd paneme kuskile puuri ära, ei. Vaid pigem just see, et kui sa tead, mismoodi inimese psühholoogia toimib, kui sa tead, kuidas sinu enda psühholoogia toimib, siis on palju lihtsam astuda järgmisele tasandile. Võtta ette midagi selle heaks, et nüüd ma saan muuta midagi. Meil oli eile vool ära ja läks niimoodi ootamatult ja siis on arvutiga natukene vaja siit kõrvalt toimetada. Ilm on ju selline, eks ole, et vahest võtab voolu ära.
ja täpselt samamoodi, kui me nüüd võtame selle sama esimese küsimuse, hea elu, vool läheb ära. Mida sa teed? Mida sa teed sellisel juhul, kui vool läheb ära? Kas sul on mingisugune käitumismudel selle jaoks, et ahah, vool läheb ära, mul on olemas küünlad, mul on olemas tikud, mul on laetud akupangad, mul on olemas, kui mobiilimastid töötavad, mul on olemas side välismaailmaga. Ma saan hakkama. Me teame, et see asi on ajutine, eks ole. Aga kujuta nüüd ette, et sa ei ole mitte midagi ette valmistanud ja ühel hetkel hoba! Ei ole voolu, ei ole vett, ei ole sooja. Mis sellest on vaja selgeks õppida? Nagu öeldakse, vastutegevus. Ehk siis igale olukorrale on olemas adekvaatne vastutegevus. See ei tähenda seda, et me põgeneme, et me arvame, et me ei saa hakkama või midagi. Me oleme eelnevalt ette valmistunud. Kuidas see siis nüüd on hea eluga seotud? See on hea eluga sedasi seotud, et sind ei saa sinu eesmärgilt kõrvale lüüa lihtsalt niisama. Sa oled olemas, sa oled teadlikult oma teekonnal, sa teed oma asju ja sul on suutlikkus erinevate olukordadega toime tulla. Selle hea eluga peale eelmist saadet tehti mulle selline omamoodi niisugune huvitav kommentaar, et ei ole hea peenmateeria või selle nähtamatu maailmaga seguneda, et see võtab oma lõivu. Loomulikult, kui sa ei tea, mida sa teed ja loitsud, uue aasta jaoks võtad ja mõtled asju ja teed, on looming. Ma võin anda enam-vähem niimoodi, et mõtle nüüd, mida sul on vaja, sõnasta see ära ja see on sinu loits, eks. See, mida mina teen ma enda jaoks. Ja mis veel? Öeldi selline väide, et kui sa võtad, ütleme, hästi palju on veebis neid igasuguseid loitsu näitamisi, et näed, hakkad tegema seda ja teed täpselt niimoodi, et siis läheb paremaks. Kui sa teed täpselt nii, nagu on ette nähtud, siis sa tegelikult esiteks, sa ei anna sinna sisse oma energiat. Teiseks, kui see on loodud tegema selle vägise inimese jaoks midagi ja ta jagab seda, siis igaüks, kes võtab selle video põhjal, hakkab tegema täpselt samamoodi. Siis tegelikult kõik need, kes teevad ja see, kes lõi selle loitsu, saab kasumi. Ehk siis sinu enda loits, sinu enda tunded, sinu enda mõtted hästi täpselt sõnastatud. Ja kui sa võtad niisuguseid nagu näiteid, et mismoodi tehakse, milline loogika seal on, palun väga. Aga seal on sinu taotlus. Sa ei võta kellegi teise oma, oot, kuidas see nüüd oli, on ju. On olemas näited. Ülejääk on sinu. Sa lood sellesse
protseduuri oma energia. Sa teed selle sõnumise täpselt oma energiate, oma mõtete, tunnete baasil, sinu looming. Ja siis toimetad vastavalt sellele, mida sa ise selle loitsu käima tõmbamiseks annad. Ehk siis jah, selles osas täiesti õige. Loitsud ei ole tasuta. Ja kui olla rohkem kursis selle peenmateeriaga, siis sa loomulikult ka tead, kuidas, milline, kui palju. Aga päriselt niimoodi tasuta ei ole olemas. Esimene asi, sama, mida mina räägin, kui tahate, et ma toetan, juhin, näitan teed, siis mina näitan ainult suuna. Seesamune panus, mida sa ise teed sellesse eesmärgi saavutamiseks, on sinu panus. Mina sinu eest ei tee mitte midagi ära. Ei ole teinud oma klientidega, ei ole teinud oma õpilastega, võib-olla 2009, kui ma hakkasin terveks saama, siis ma mõtlesin, et nüüd ma päästan siis teisi ka. Et siis võis olla paar sellist hetke, kus tõesti ma püüdsin teha kellegi teise heaks midagi. Aga edaspidi on tõesti see, ma töötan materjalid enda jaoks läbi. Ma saan nende pealt kogemuse. Ja see, mida ma räägin, on mul enda naha peal üle katsetatud. Nii et täiesti mõttetu on tulla mulle ütlema, et sul lihtne öelda. Ma tean. Öelda ongi lihtne, aga selle sa pead ise ära tegema. Sinu eesmärk, sinu panus. Mina võin sulle öelda, kuhu see edasi läheb. Anneli, sul on mikrofon lahti. Et kuhu see edasi läheb ja mismoodi see sinu otsene teekond hakkab minema. Me teeme asju väga tihti sellepärast, et näed, keegi teine ütles, et nii peaks. Aga kui me endale seda ära ei teadvusta, kas see on see, mida mina oma eesmärgi jaoks praegu pean tegema? Kas ma tahan seda teha? Kas see toetab mind? Ehk siis alati tulebki võtta selliselt, et me õpime. Iga hetk me õpime. Ükskõik mida me tahame saavutada, me tuleb õppida. Kui me ei ole enda jaoks selgeks teinud, mida me tegelikult vajame, siis usalda protsessi. Ole selles hetkes siin ja praegu. See ei ole niisama logelemine, ei. Siin ja praegu, praeguses hetkes olemine tähendab just nimelt seda, mida praegu on vaja teha selleks, et sinu hea elu saaks vundamendi alla. Kui sa oled jõudnud selleni, siis läheb juba sammuke ülespoole, siis tekib sul eesmärk, mida üks asi on hea elu, eks ole, siukene suur
mitte midagi ütlev vundament ja mida see hea elu sinu jaoks tähendab. Hästi. Suudad paika panna, mis see sinu jaoks see hea elu tähendab. Üles ära. Sul on olemas eesmärk, mida sa selle jaoks nüüd praegu tegema pead. Ja sa hakkad nägema oma järgmist sammu. Sa ei pea nägema tervet seda pikka treppi, vaid just nimelt järgmist sammu, järgmist trepiastet. Sa tegutsed, sa õpid, sa loed, sa kuulad, sa analüüsid. Astud järgmise trepiastme peale. Ja seal täpselt samamoodi ei ole üks samm edasi ja siis sa oled kohal. Ei, kaugeltki mitte. Sinu enda panus. Kui me räägime õiglasest rahast, kui me räägime õiglasest küllusest, siis see kõik tuleb meie enda panusest. Kuidas mingis süsteemis on? Jaa, süsteemid. Ma olen alati rääkinud, et mulle ei meeldi süsteemid, aga neid süsteeme tuleb tunda. Neid süsteeme tuleb tunda ja kas või justiitssüsteem, vanglasüsteem. Selleks, et seal ellu jääda, ükskõik millises süsteemis ellu jääda, tuleb õppida selgeks see süsteem, see raamistik ja jälgida seda, kuidas sa saad ka väljaspool seda süsteemi toimetades panna tulemust sellele süsteemile enda seisukohalt. Oluline on siin just nimelt see, et me õpime mängima laial pinnal. Aga fookus on meil eesmärgil. Ehk siis me panime selle eesmärgi sinna ülesse. Meil on fookus ees. Olen mitu korda rääkinud essentsialismist, eks. See tähendabki seda, me loeme, me õpime, me vaatame, mismoodi, see süsteem mängib selliselt, on ju. Aga kui ma nüüd lähen siia teise poole seda raami, kuidas seal asjad toimuvad? Seal toimuvad asjad selliselt, sealpool toimuvad selliselt. Mida ma saan kasutada selleks, et ma siin selles süsteemis ellu jääks? Mida ma saan teha selleks, et saavutada oma eesmärk? Me valime sellest suurest teadmiste pagasist just selle, mis hoiab fookuse meil ühe asja peale. Täpselt samamoodi nagu loitsuga, eks ole. Ei ole vaja teha mingit jutustust selleks, et saada loitsu. Piisab paarist sõnast. Oi, leevikesed. Päike paistab, lumi on maas, siis punased linnud paistavad hästi välja. Olete kindlasti Facebookis näinud reklaami Kursiv. Ühesõnaga selline õppeprogramm, mis siis õpetab, kuidas AI-ga töötades saada kõige paremaid, kõige kiiremaid tulemusi. Ja seal on üks oluline punkt on see. Esiteks on olemas järjestus, kuidas sa neid asju talle ette söödad ja on olemas konkreetsus. Sa annad konkreetselt selle sisendi ja AI toimetab sulle siis kas pildi või kirjandi, mis iganes, mis on parasjagu eesmärk, on ju. Ja seal on ka see, et hoia fookus sellele, mida sa tegelikult saada tahad. Kui on liiga palju informatsiooni, siis see ei ole inimene. See on tehisintellekt, eks.
sul tuleb õppida selle tehisintellektiga ümber käima, et saavutada seda, mida sina tahad. Konkreetsus. Mitte see, et ainult nõelasilma jagu näed sealt läbi, vaid just nimelt sa töötad läbi selle tohutu hulga informatsiooni. Sa õpid, sa kuulad, sa analüüsid, sa muudad enda isiklikku mõttemaailma. Ja siis sa tõused sammukese kõrgemale. Ja alles siis hakkad sa nägema tulemusi. Mitte midagi ei tule niisama, mitte midagi ei teki tühjast kohast. Kooliajast väga selge selline, üks väga oluline reegel, mis mulle nagu meeldis juba läbi kooliaja, on see, et energia jäävuse seadus. Energia ei teki mitte millestki. Energia muundub. Ja just see samune energia muundumise teema tulebki siin see, et sa tegutsed, sinul fookus on üleval olemas, eks. Sa tead, mida sa tahad saada. Sa kogud selle informatsiooni kokku. Sa töötad selle läbi ja sa lükkad selle, mis sa oled õppinud ühes suunas. See ei kao mitte kuskile. Järgmisel korral võib olla sul hoopistükkis see, et hoopis teisest valdkonnast tekib olukord, aga sul on enda eesmärgile jõudmiseks ennem läbi töötatud nii palju informatsiooni, et see informatsioon kulub praegu selle asja ära tegemiseks. Ja alati pidage silmas seda, et kõik meie hea elu alused on meie enda sees. Selleks, et saada suurt raha, mida sa pead selleks tegema? Hea töökoha peal head raha saama või? See on aeg, mille sa müüd kellelegi teisele ja sa ei saa selle eest väärilist tasu. Kui sa saad selle ajaga teha midagi sellist, mis jätab sulle alles suhte perekonnaga, suhte lastega, iseenda vaimse tervise, siis öelge mulle, kus on selline töökoht. Miks räägitakse, et õnnelikud on need, kes saavad oma tööd teha sellisel kujul, et nad tegelikult teevad oma missiooni? Täpselt seesama asi ongi. Sa ei müü oma aega teistele, vaid sa lood oma missiooni jaoks vajalikke ressursse, teadmisi, kogemusi ja sa liigud selle najal edasi. Ja see annab sulle teise hingamise, see annab sulle võimaluse, tiivad laiali ja ma lendan. See on missiooniga töö. Ja kui sul satub ette selline tööandja, kes hindabki sinu missioonitööd vääriliseks, et sinu olemasolu tema töötajana, partnerina, tööpereliikmena on nii palju väärtus, siis suurepärane. Kuid, eks igalt poolt võib öelda kuid, ühel hetkel väsid ära just nimelt sellest raamistikust. Nii et kõik, mida sa teed endale.
absoluutselt kõik, mida sa teed endale. Keerad sitta, paljundatakse sitta, töötad südametunnistuse järgi, teed oma missiooni, paljundatakse südametunnistusega inimesi sinu ellu. See, mis sa oled, seda sa tõmbad endale juurde. Jah. Seda juba sai räägitud, see ingli lugu, et kui sa saad oma soovidega ja õigesti sõnastamistega juba nii kaugele, et sa tead, mida sa suust välja, mida sa häälid, mis on loitsimine, häälimine. Just tänu sellele ongi maagia. Seda tehakse vibratsiooniga. Meie vibratsiooniaparaat on siin. Hääl. Kasuta sõnu just selliselt, nagu need on ette nähtud. Ära vabanda ennast välja sellelt, ma naljaga. Ingel su õla taga ei mõista nalja. Tema jaoks need on kõik reaalsed soovid. Muuda oma mõttemaailm. Mitte see, et aga ma, vaid ma suudan, ma olen, ma teen. Ja tänaseks paistab, et kõik. Mul on pingeline hommik olnud. Et võiks ka otsad kokku tõmmata, et silm langeb vägisi tihaste peale, kes mul akna taga siin rasvapalliksi söövad ja soovitan teilgi minna õue, nautida suurepärast talveilma. Külma eriti ei ole. Natuke on, aga mitte eriti palju. Lumi on kiiskav suisa, taevas on sinisinine. Nautige igat hetke oma elus. Ja kui ellu tekivad olukorrad, mis teile ei meeldi, mis on seal sellist, mida ma pean endale selgeks tegema, kuidas sellisest olukorrast välja tulla. Ja uskuge, te ise olete see, kes oma elu juhib. Mitte keegi teine ei saa teid hirmuga sundida sinna, kuhu te minna ei taha. Kui seda tehakse, siis te olete mingil hetkel andnud selle õiguse ära. Seega, võtke tagasi oma õigus oma elu eest, võtke tagasi oma väärtus, oma hing ja olge kaitstud oma enda südameväes. Kohtumiseni järgmisel pühapäeval, loodetavasti.